Pum! Wow! Rahu. Igatahes helistab mulle siis täna mu sõber Margus. Mäletate võib-olla Margust, see tüüp, kellega me Saksamaalt selle sinise auto ära tõime. Vot. Ja kuna ta on ka selline päris kõva urban exploringu vend või selline tead maha jäetud majades kolaja, siis kirjutaski mulle, et kuule, Maardus on vist mingi kihvt objekt, et äkki läheks vaataks sellele. Nii et ma ei tea, kuhu see mees mul nüüd seekord tassib, aga ostis endale just paar päeva tagasi vist mingi uue ägeda kaamera ka, nii et sealt sai veel tuhhi juurde, nii et vaatame, mis ta meile siis räägib ja kuhu ta meid tassib. Ammu ootad juba või? Mingi 10 vintse või rohkem. Ellanad siis? Ei, ma arvasin, et sa tuled alles, sest et sa ütlesid, et sa jõuad 20 vintse pärast. Ei, ma olin juba kodus. See on Margus, mäletate küll. Mu küsimus oli see, Margus, kuhu sa meid vead? Maardust ei tea. Aga mis asi see on? Maha jäetud, mis asi? Vaatame, üllatus. Üllatus, no perkele. Mul ei ole sobivaid saapaid, mul ei võib-olla sobivaid riideid. Mul ei ole ka, näe. Mul ei ole teetanuses vist. Tööriided seljas. Okei, no selge. Läheme vaatame siis. Me oleme Maardus kohal nüüd ja see kuradi, see maha jäetud kompleks, mida me tegelikult uurima lähme või avastama lähme, on siuke suur, see vana Maardu keemiatehas. Ja ma olen kunagi siin käinud, siit sai ühest kohast sisse, aga praegu me vaatame, et siin on igal pool, kogu üritus on valve all ja siin on pandud need alarmiseadeldised igale poole nii-öelda sissekäikud juurde, et teoorias, kui sa mõne ukse nagu lahti teed või kangutad, siis on kohe turvad kraes sul. Sinna üles oleks äge saada. Aga selleks peab minema siit sisse kuskilt, sealt üles saama ja siis sellest minema kuidagi. Aga seal on näiteks augud, ma ei tea, kas sealt nagu väga kannatab või kannatab. Vaatasid, siit saab. Okei, tundub, et siit on keegi midagi eest ära läinud, et siit peaks sisse saama. Eelmine kord me läksime sealt majast. Aga praegu on seal kõik nagu kinni. Nii et ainuke variant on vist siit, midagi ei ole. Seal sees on vist päris pime, ma ei tea, mul valgust siit ei ole, aga nii kaua, kuni telefoni aku kestab, nii kaua saan võib-olla midagi näidata. Igatahes, ma ei tea. Anname tulda. Ossa, risk ette vaatasid. Vajus läbi, jah? Ei, mingit valget jama täis. No siit vajud muidugi läbi. Ja, no muidugi. Sul taskulamp ei ole siis või? Terve auto on täis. Kurat, Tamreksin eest saad kaasa ei võtta ühtegi siis, noh. Ui, seljaga kuskil. Apsti. Oh shit. No selge, liikumisandurid on punases, nii et sa annab vist kohe märku küll, on ju? Tasa. Kuskile me siit ikkagi saime, mine, vaat seda. Andurid läksid punaseks, ma ei tea, muidugi siin on valveandurid on sees ja kui tavaliselt minu arust vilguvad roheliselt, mul vähemalt kodus, siis need iskasid praegu seal nurgas, ma just näitasin, läksid punaseks, nii et ma ei tea nüüd, kas valvekeskuses on info olemas, et me siin sees oleme või ei, aga vaat seda. Vaat seda. Kurat, siin oleks äge mingi fotosessioon, mingid filmivõtteid. Laest ilgub muidugi rämedalt läbi, aga sketši on küll, vaata, siit on varisenud, vaata. Sealt ülevalt, vaata. Augud sees korralikud. Ralf, su Bemmile kuradi uued uksed olemas sinna. Täitsa soliidne. On küll, jah, räme keemiaise. Peaks kuradi selle respiraator või mis see on? Maskiga tulema, jah. Aga sealt saab üles ka. Vaata nende maha jäetud kohtadega on see teema, et see kõik tundub ülisoliid, see betoon. Aga tegelikult seal on mitmes kohas näha, kuidas see on läbi vajunud, aug on sees, ehk siis ärge üldse nagu minge tegelikult sellistesse kohtadesse, ma ei soovita, aga kui siis käige kas mööda raudtalas või servas ja need on tavaliselt natukene tugevamad. Väga hull. Eelmine kord me tulime siit sisse, vaata. Sealt mööda
see oli see, kus ma enne all näitasin teile. Seest on siuke siis. Ega siin nalja ei ole. Ja see koridor, noh, ütleme nii, et põhja vaadates see väga usaldusväär ei tundnud, nii et vaatan, kas me siia ronime või tegelikult üks pilt oleks seal väga kõva keskel seista. Oi tead mida või? noh. Ei tea ju, kas nad kannavad ja kaua nad kannavad risk. No siin on uus korrus igatahes. Päris kõrgel oleme juba. Oi, see on ruisk! Pull on see, et kui siit lähed, siis on üks auk, teine auk. Kuni põhja välja põhimõtteliselt. Ketsi valik ei olnud kõige õigem, ütleme nii. Räägivad, et varsti lammutatakse see asi maha. Sellepärast mulle Margus täna helistaski, et läheks vaataks selle asja üle enne, kui see maha lammutatakse. Me oleme varem üritanud siia tulla, aga pole nii kaugele jõudnud väga. See on kas liiga palju rahvast olnud või üks aasta siis mingid koerad aukusid ja kõrval on, tegelikult kogu see asi on valve all ka. Selles mõttes, et ei ole lihtne. Ja siit aknast paistab Maardu kõik. Nende šahtidega tuleb ja üli ettevaatlik olla, sest siin on nagu vajumisi päris palju ja üks vale samm ja on nägemist selles mõttes. Märjad ja vesised katused on alati siuksed soud. Tundub okei, jah. No, ma siit juba küünitan ära, nii et anna mulle enda kaamera ja siis ma teen ära. Margus on seal. Jõu. Sees ma võin veel ronida, aga need katused raisk. Need on siuksed 50-50 ja päris rabedad. Aga saime tehtud. Muidu on topelt raskus, siin üks raaval on targem minna. Mõtlen, et kõik on nii segi peaks. Wow. Siin on mingid kirjandust seal. Vaata. Hunnik dokumente on veel maha vedelema jätud igatahes. Keemiapaberid. Ega mina neist ju suurt ei jaga. Ennem olime seal majas siis, seal üleval ja sealt aknast tegime pilte ja seal käisime. Nii aku saab kohe tühjaks ja mingi auto jäi kõrval siin seisma, nii et me teeme siit kiired suusad ja näeme juba hetke pärast. Ühesõnaga, ei möödunud see asi meil õnnetust, et Margus sai ikkagi oma, näita mulle, mis sul on siin. Siin ei ole midagi eriti. Väike kriimustus, aga loo point. Väike lõige. Teetanus on selle asja nimi, ma ütlen sulle. Aga loo point on see, et esmaabikitt peab alati olema pagasnikus. Kindlasti peab olema esmaabikitt pagasnikus, kui te lähete kuskile Urbexile ehk siis Urban Exploringule. Vaatame, äkki saame veel paar lahedat pilte ka ja siis ma arvan, et selle objektiga siin tänaseks aitab. Vähemalt on nähtud, käidud, tehtud enne seda, kui ta maha tõmmatakse. Vaata. Seal üleval me olimegi. Päris hull. Täistund ja Pärnu maantee. Ühisgümnaasium. Aga kollane hullumaja oli ta siis. Tegelikult väga looks place. Nii, ja kus vaatab, räägib. Okei, thanks, kuule oli cool, tšau. Mine raisk. Saad aru, just astun autost välja ja sõideti kassist üles, et savas praegu. Fucking hell. Nägid, jah? Jaa, no ma nägin täpselt seda ette, mõtlesingi vaata. Ma kuulsin, sa karisid wow ja siis ma vaatasin, mis toimub, nägin, et veel tõmbles. Ta jäi nagu kuidagi, ta jäi täiesti alla. Ta jäi nagu kuidagi, ma ei tea. Täitsa pekkis. No okei, toi.
kurat, ma ütlen, ei olnud tore praegu. Voodikrüüsis. Vist ei teadaks. Aga ma ei hakanud seda kassi seal rohkem filmima, sest see vaatepilt ei olnud ilus ja 2 härrasmeest juba jooksid selle asjaga seal tegelema ka, nii et ma ei hakanud sinna oma nina enam praegu toppima. Aga eks need kassid ka vahepeal natuke need toitukesed siuksed, tead küll, viimasel hetkel otsustavad nad lähevad, ega seal nagu palju autojuhil reageerida ei ole. Seda küll, ma nii palju ütlen, et kui on õueala ja kuni 20 kilti tunnis, siis võiks nagu sõita ka selle kiirusepiirangu raames, mitte kuradi regulaarselt 30-40 kilti tunnis, siis see on aja küsimus, kui võib-olla mingi, et sinna mõni laps ette jookseb, sest alles eile ma tulin koju ja ma nägin, kuidas üks ema rääkis telefoniga ja nii, et kallaku pealt vanker jooksis autotee peale, jooksis üle haljasala autotee poole, tal oli laps õnneks süles ja ta rääkis telefoniga ja vanker läks ja auto tuli. Ma karjusin talle siis täiesti kõrist, et su vanker, pööras siis ringi, nägi, et see vanker sõitis täpselt enne autoteed vasta puud ja jäi seisma. Ütles aitäh. No väga tore, aga seal on ainult nii palju ja kogu asi on teisipidi. Aga see selleks. Igatahes nälg tuli peale kogu selle pika exploorimise peale ja ketsid on jube viisakalt öeldes mustad. Nii et 2 probleemi, millega on vaja tegeleda. Igatahes käisin poes, mõtlesin, et tead, mul on viimasel olnud siuke räme Paali igatsus peale tulnud. Et mõni võib-olla teab, me käisime aprillis Martiniga Paalil 2 nädalaks ja ma põhimõtteliselt tegin igast päevast enam-vähem video ka, kui sa veel neid näinud pole ja natukene aega üle on, siis mine viska pilk peale. Need on seal mu kontol kenasti olemas, aga ja kuna mul igatsus tuli peale, siis ma olen põhimõtteliselt viimased päevad siin isuga seda nasikorengi sisse ajan näost. Nasikoreng on põhimõtteliselt siis Paalil nii-öelda selline rahvusroa moodi asi, et see on siis põhimõtteliselt riiskanaga ja köögiviljadega või krevetid või seal variatsioone on erinevaid. No põhimõtteliselt ma võin seda nagu enam-vähem igavesti süüa. Seal käidud sai, siis viskas korraliku koblaka ette, aga nüüd ilmad lähevad külmemaks ja pimedamaks, siis tuleb selline soojamaa troopika igatsus peale. Aga kui ma poodi läksin, long story short, läksin poodi ja see lasagne lihtsalt vaatas mulle otsa konkreetselt seal. Võta mind. Nii et ma ei suutnud vastu panna, ma võtsin ikkagi ühe lasagne. Nii et esimene peatus, lasagne. Jube hea. Järgmine peatus, smuuti. Ja viimane peatus, puhtad ketsid või enam-vähem puhtad ketsid. Arvestades olukorda, arvestades seda, mis seal keemiatehasest toimus, on tulemus üsna okei. Sest mõni tuba oli seal ikka konkreetselt mingi põrandujus, mingist vedelikust, mingid keemia ja toksilised jäätmed. See oli päris kirju vedelik, mis seal oli ja lõhnas ka päris rõvedalt. Et arvestades seda sain ketsid üsna puhtaks. Kui ma hommikul üles ärkan ja kõik hambad ka kenasti suus on, eks ma siis annan teada. Kui ei, siis on teada, et sinna ei tasu kohe kindlasti kellelgi oma jalga tõsta. Aga ma mõtlesin, et nii kaua, kui ma poeski, siis ma mõtlesin, et ma tegelikult olin enne selle autojuhi vasta natukene liiga leebe. Et jah, okei, ma ütlesin küll, kass on toitu, et see jooksis sinna ratta alla, eks ole. Aga asi, millest ma ikkagi aru ei saa, on see, et kuidas sa sõidad loomale elusolendile otsa ja sa ei jää isegi seisma mitte. Nii palju võiks nagu inimlikkust ikkagi üles näidata või nagu olla, et sa jääd seisma ja vaatad, kas midagi äkki andis teha. Äkki oleks ta saanud looma arsti juurde viia, mida iganes. Täielik tropp. Aga nagu mul kombeks ikkagi jäin mölisema jälle, nagu mul ikka kombeks on, eks ole. Teiega oli tore, pidage ikka meelest, olge ilusad ja mõnusad ja teineteist vastu head ja hoidke jalgpedali ja lõbuarvelt ka kohe kindlasti kokku ei hoia. Ja näemegi juba järgmine kord. Like, subscribe, need on ikka seal samas kohas, kohustust pole, aga tore oleks. Aitüma ja ongi see. Tšau!